Täna selles videos tahaksin natukene rääkida sellest, et kuidas me kõik saame ise oma tööd ja igapäevapraktikat sellise kriitilise või analüüsiva pilguga hinnata selleks, et teha oma tööd võimalikult hästi ja ajas võib-olla isegi paremini, ehk siis ise aja jooksul areneda. Nii et kui sind see teema huvitab, siis oled oodatud minuga koos kaasa mõtlema. Mina olen Maarja, olen kliiniline psühholoog ja koolitaja ja täna siis vaatame lähemalt seda, kuidas, kui meil ei ole parasjagu ja meil kunagi kellelgi ei ole igal hetkel ligipääsu kellelegi, kes nii-öelda kõrvalt vaataks meie tööd või meid õpetaks igal hetkel. Aga et see ei tähenda, et me peaksime loobuma sellest mõttest, et me saame oma tööd paremini teha või areneda. Et tegelikult on väga palju asju, mida me saame ise teha, rakendada ja katsetada selleks, et meil säiliks selline kriitiline pilk oma töö ja oma praktikat osas, sest eks me inimestena oleme kõik sellised, et esiteks meile hakkavad meeldima mingid kindlad tehnikad või põhimõtted või mõttekäigud. Ja me võib-olla teeme neid sagedamini, siis me muutume endas osavaks ja samal ajal mingid teised tehnikad või põhimõtted jäävad tahaplaanile ja kui me neid sageli ei tee, siis me ka võib-olla need ei tule järgmine kord enam nii hästi välja, siis me teeme neid veel vähem. Mis tõttu lihtsalt juhtub, et me vahest võib-olla üle rakendame mingisuguseid asju ja jätame mingeid asju kahe silma vahele. Aga et ka psühholoogias eriti, aga ka muidugi paljudes teistes valdkondades, kuna meie teadmised muutuvad ajas nii kiiresti, praegusel hetkel eriti, eks, kui igasuguseid uusi meetodeid, uusi teadmisi tuleb väga palju peale, et siis meil on vaja seda kriitilist pilkuga lihtsalt selleks, et mitte jääda võib-olla kinni mingitesse teadmistesse, mis olid varem sellised peavoolu teadmised, mida alati õpetati, aga mille osas me võib-olla oleme info lisandudes hoopis ümber mõelnud või mõtleks tänapäeval, et meil on olemas kas efektiivsemaid või siis nii-öelda mitmekesisemaid variante, mida me saame paremini sobitada nagu üksikutele inimestele, et me ei pea kasutama igale inimesele sarnaseid tehnikaid. Aga jah, see tõesti nõuab meilt endalt ja spetsialistidena päris suurt sellist ressurssi, teadlikkust ja just sellist nii-öelda teadlikku kriitilist praktikat, et me üldse mõtleks selle peale. Ja täna selles videos mu mõte oligi see, et mõtleks korraks läbi mõned sellised konkreetsed sammud, kuidas seda teha. Et kuna nagunii tööd on palju, infot on palju, kogu aeg on vaja palju asju teha, et siis hakata veel seda välja mõtlema, et kuidas ma seda siis nii-öelda veel kriitiliselt hindama peaks või mis suurt ressurssi ma selle peale kulutama peaks ja võib-olla veel lisatöö. Et ma annan teile mõned mõtted, mis äkki muudavad teie elu natukene lihtsamaks. Esimene punkt küll, enne kui me läheme selle juurde, on see, et kui ma räägin siin oma töö kriitiliselt hindamisest, siis ma ei mõtle sõna kriitiliselt all halvustamist või kuidagi enda soorituse negatiivset hindamist üldse mitte. Et kriitiliselt selles kontekstis tähendab seda võib-olla positsiooni või mõttekäiku oma peas, et võib-olla mul ei ole alati õigus ja need teadmised, mis ma olen varem omandanud või mida ma olen harjunud kasutama, ei pruugi alati olla see kõige parem variant selles konkreetses olukorras, selle konkreetse inimesega. Ja lisaks sellele, et võib-olla on võimalik asju teha kas teisiti või paremini või kuidagi tõhusamalt. Et lihtsalt see nii-öelda mõttekäik või filosoofiline seisukoht, et võib-olla see, mida ma igal hetkel teen, ei ole parim võimalik asi maailmas, mida on võimalik teha. Ja et kui ma mõtlen selle peale või analüüsin oma tegevust, et siis võib-olla ma saan jõuda mingisuguse efektiivsema või parema lahenduseni. Ja see võib olla efektiivsem ja parem nii minu kui spetsialisti seisukohast või selle inimese seisukohast, kellega ma töötan või loodetavasti mõlemat. Ja
sellisel kriitilisel või analüüsival hindamisel on kaks põhiomadust, kui me tahame, et see reaalselt nagu toimiks ja viiks selleni, et me areneme ja tunneme oma tööst rohkem rõõmu. Esiteks on see, et see keskendub alati tegevusele ehk siis sellele, mida ma tegin selles konkreetses olukorras ja ei anna hinnanguid mulle kui inimesele ja minu püsiomadustele. Et kui ma leian, et siin olukorras ma kasutasin sellist tehnikat, tegelikult võib-olla tänaste teadmiste järgi siin oleks mõistlik proovida mõnda muud tehnikat, et siis see ei tähenda seda, et ma ei oska oma tööd teha või et ma tegin valesti või et ma rikkusin selle olukorra ära või mingeid muid selliseid globaalseid hinnanguid. Vaid see lihtsalt tähendabki seda, mida ma ütlesin, et praeguste teadmiste järgi selles olukorras tegelikult võiks võib-olla proovida mõnda teist tehnikat ja ma saan seda edaspidi siis teha. Ja teine oluline omadus on see, et selline kriitiline või analüüsiv hindamine on alati enda ja teiste suhtes ka loomulikult, kui me seda teistele teeme suhtes toetav ja selles mõttes nagu heatahtlik. Ja selle mõte on eelkõige siis ikkagi julgustada nii muutustele kui ka lihtsalt avastamisele, et okei, kui ma avastan kuskil kirjandusest, et siin oleks võinud teha mingisugust teistsugust tehnikat, et siis mu järgmine samm ei ole see, et ma pean kramplikult hakkama seda teistsugust tehnikat nüüd alati tegema, vaid et ma avastan, et okei, ma järgmine kord siis proovin ja vaatan, kuidas see mulle sobib, kuidas see välja kukub. Et me ei ole nii-öelda fikseeritud väga tugevalt sellele, et kuskil on mingi õige või vale vastus. Või et keegi teab kuskil, kuidas asju päriselt teha, et meil ei ole sellist teadmist kuskil, vähemalt praegusel ajahetkel mitte. Ja see on ka see põhjus, miks jälle selline kriitiline hindamine ja analüüsimine on oluline, et kuna meil õigeid ja valesid vastuseid ei ole, et siis meil on oluline see oskus mõelda nendest teadmistest ise. Okei, siin mõned ideed, ma ei ütle, et see on mingi nagu täielik nimekiri, kuhu midagi juurde lisada keegi või muidugi lisage juurde ise mingeid asju, aga lihtsalt mõned ideed siis, et kuidas seda võiks teha. Esimene kõige lihtsam asi on see, et ma lihtsalt küsin enda käest, et okei, mina tean, et selles olukorras oleks mõistlik käituda nii, aga kust see teadmine pärineb? Et kust ma selle võtsin, et siin olukorras oleks see kõige mõistlikum teha ja mõelda see korraks enda jaoks läbi. Ja sealt edasi nii-öelda boonusena me saame siis küsida seda, et okei, minu teadmine pärineb sealt, ma teen seda sellepärast, aga et millal ma viimati näiteks uurisin, et kas selles osas on midagi muutunud või et äkki sellest mõeldakse nüüd kuidagi teistmoodi. Või et kas ma tean veel mingisuguseid viise, kuidas sarnasele olukorrale läheneda ja kui ma tean, et siis näiteks miks ma neid ei kasuta. Et see on hea vahest läbi mõelda mingites olukordades ja enda käest küsida. Teine võib-olla natukene seotud asi, mida me saame teha enda töö hindamiseks, on see, et ma panen lisaks sellele, et me oleme harjunud kirjutama oma hinnanguid ja kirjeldusi mingite probleemide ja sündmuste kohta, et me võiksime teinekord ka proovida kirja panna selle, et kui ma midagi järeldan või annan mingisuguse hinnangu, näiteks, et siin on mingi probleem või siin on mingisugune häire X või nii edasi, või et sellele inimesele ma soovitaksin mingisugust sekkumist X, et millal mu järeldus või hinnang põhineb. Ja mõtlen siin on seda, et millist infot või mudelit või süsteemi või mingisuguse koolkonna või lähenemise põhimõtteid ma kasutasin selle otsuse tegemiseks. Ja see on jälle, et me alati kasutame või me alati lähtume mingisugusest taustsüsteemist, mis ütleb meile seda, et konkreetselt kliinilise psühholoogi kontekstis näiteks seda, et kuidas psüühika toimib, mis need mingid psüühika peamised põhimõtted on, toimimise põhimõtted on, mis seal näiteks saab valesti minna, mis seal saab häiruda ja mis hetkest me näiteks ütleme, et seda nii-öelda häirumise määra on piisavalt palju, et me nimetame seda psüühikahäireks, eks. Ja meil on erinevad koolkonnad, mis võib-olla lähenevad sellele erinevalt ja ütlevad või tõmbavad seda piiri erineva koha peal. Ja me alati võib-olla ei ole 100% nii-öelda teadlikud või mõtle selle peale nii selgelt, et millisest süsteemist ma parasjagu lähtun ja mis infost lähtuvalt ma seda piiri tõmban.
ja meil on vahepeal kasulik ka võib-olla mõelda, et okei, et kas selle sama info põhjal saaks jõuda ka mingisugusele muule järeldusele või et kuidas sellest mõtleks mõne teise koolkonna või mõne teise lähenemise esindaja. Et see jälle ühest küljest, see ei tähenda seda, et ma pean ümber mõtlema ja hakkama mingist teisest koolkonnast lähtuvalt mõtlema, aga et see võimaldab sageli sellist suuremat selgust saada selles osas, et mis need olulised tükid on, mille põhjal mina oma järeldusi teen, aga ka näiteks seda endale selgeks mõelda, et mis need jupid on, mida me tegelikult veel ei tea ja mida üldiselt ei olegi võimalik näiteks praeguste vahenditega teada, sest neid on omajagu palju ja see jälle võib-olla aitab sellise enda ebakindlusega teinekord töös toime tulla, et okei, et ma siin üritan hinnata, üritan aidata, aga et nagu ma ei saa selget pilti või ma ei oska alati kindlalt öelda. Et siis ma saan ka võib-olla olla kindlam selles osas, et okei, et siin ma ei oska kindlalt öelda sellepärast, et me ei saagi kindlalt teada. Siis üks väga tore variant, mis võib-olla päris enam ei ole nagu ainult ise tegemiseks, aga mida ka saab igapäevapraktikas, kus me ju sageli kolleegidega mõtteid vahetame ja arutame, kindlasti rakendada, on see, et ma seletan oma mõttekäiku kolleegile. Näiteks kas või see, et ma ei tea, skoorisin mingisugust hindamisvahendit, et seletan, et miks ma siin näiteks jõudsin sellise skoorini. Või seletangi seda, et mul olid sellised ja sellised hindamistulemused. Minu mõte on see, et sellel ja sellel põhjusel siin võib-olla esineb siis see mingi probleem või see mingi psüühikahäire X. Ja üritada selle seletuse käigus aru saada, et kas kolleeg näiteks mõistab minu loogikat ja millistele järeldustele või mis mõtteid või reaktsioone see temast tekitab. Ja teiseks, et kuidas näiteks tema hoopis selles olukorras mõtleks või järeldaks, et kas tema näiteks skooriks või jõuaks sarnasele järeldusele või võib-olla ta oskab pakkuda mingisugust muud mõttekäiku või mingit muud loogikat, millest tema lähtuks sinna kõrvale, millest me saame jälle õppida. Üks tore meetod veel on lugeda oma vanu sissekandeid ja uuringuraporteid ja küsida sealt. See on mõnes mõttes nagu see, et sa saad ise teiselda, et sa oled iseenda kolleeg, mineviku enda kolleeg. Ja saad seal ise mõelda, et okei, et kas ma saan aru, mida ma siin kirjutasin ja miks ma seda kirjutasin või et kuidas ma mingitele järeldustele jõudsin. Ja kui mulle tundub, et ma ei saa aru, et siis mis info näiteks mul puudu on, mis aitaks mul sellest aru saada. Ja see teine mõte seal kõrval alati võiks olla see, et kas ma praegu mõtleksin ja kirjutaksin neid asju samamoodi ja kui ei, et siis mida ma teeksin teistmoodi või miks. Ja ma tegelikult võin ka mõelda, et kui ma näiteks loen oma vanu sissekande ja mõtlen, et praegu ma ikka teen seda täiesti teistmoodi, et siis teinekord on kasulik ka mõelda, et kas see, kuidas ma praegu teen, on sisukam või võib-olla mul on hoopis sellelt mineviku endalt midagi õppida. Et ma tegin seal midagi sellist, mis tegelikult oli kasulik ja efektiivne, aga mille ma olen vahepeal kas ära unustanud ja kuidagi kõrvale jätnud. Ja muidugi on kasulik enda kõrvalt vaatamiseks ka teinekord oma tööd salvestada. Et see võib käia ükskõik millise tööjupi kohta, mida tundub kasulik ise kõrvalt jälgida ja mille osas me saame ka siis teise osapoole nõusse, et me võime seda iseenda tarbeks lindistada. Sest jälle, et protsessis sees ja kohal olles me kindlasti ei märka erinevaid selliseid mustreid, mida me võib-olla teeme, mingisuguseid tüüpkäitumisi või harjumusi, millega me oleme ise juba nii harjunud, et me ei pane neid jooksvalt tähele. Aga et sageli, kui sa ise ennast kõrvalt kuuled lindistuse pealt, et siis sa oskad ise väga hästi tuvastada, samamoodi nagu sa teise inimese puhul tuvastaksid mingisuguseid kõrvalekaldeid või mitte kõige efektiivsemaid strateegiaid ja muud sellist. Ja iseenda lindistusi on alguses kindlasti väga ebamugav kuulata, aga kui seda regulaarselt teha, siis see muutub täpselt selliseks, nagu kuulaks kellegi, ma ei tea, juhendatava või mis iganes lindistust. Ja siin on alati mõistlik läheneda nagu selle nurga alt, et otsida üles ka need asjad, mis nagu lähevad hästi ja mis aitavad. Ja siis vaadata seda osa, et kas seal on midagi, mis on lihtsalt nagu üleliigne, mis otseselt ei ole ka nagu negatiivne kuidagi või mitteproduktiivne, vaid mida lihtsalt ilma milleta saaks hakkama. Ja siis mõelda seda, et kas ma leian sealt midagi sellist, mis võib-olla ei aita sellele protsessi kvaliteedile kaasa.
või mis võib-olla ei lähe kokku mingite hindamismeetodite, põhimõtete või juhistega. Ja siis mõelda, et aga miks ma seda tegin, sest vahest me teeme selliseid asju, sest need on selles olukorras või selle inimesega konkreetselt vajalikud või kuidagi efektiivsed ikkagi. Ja vahest me lihtsalt teeme seda sellepärast, et me oleme inimesed ja me läheme lihtsama vastupanu teed, et seda lihtsalt korraks analüüsida ja mõelda, et kas ma saaksin seda kuidagi mitte teha või et mis see kasulikum alternatiiv siis oleks ja sellele tähelepanu juhtida. Ja järgmiseks korraks mingisugune parem strateegia välja mõelda. Ja mis on ka veel üldiselt erinevate selliste teadusuuringute soovitus, kus on uuritud seda nii-öelda enesearengut ja efektiivsete protokollide järgimist, et siis soovitatakse kasutada ka selliseid kontrollloenguid. Et meil on olemas neid psühholoogias päris mitmeid, eks, et meil on erinevatel teraapiakoolkondadel on oma teraapia nii-öelda juhiste järgimise ja efektiivsuse tagamist tagavate tehnikate kasutamise ja jälgimise jaoks erinevad kontrollloendid, et kasutada neid regulaarselt oma töös. Või meil on olemas ka näiteks diferentsiaaldiagnostiliseks hindamiseks mõeldud oluliste sümptomite, eristavate sümptomite loendeid või siis erinevad, eks ole, diagnostilised kriteeriumid ja nende loendid. Ja võib-olla minu enda soovitus sageli on see, et kui me oleme harjunud mitmeid selliseid asju hindama kliinilise intervjuu põhjal, mis on igati põhjendatud ja korrektne asi, mida teha, aga et kui me teeme seda väga sageli ja väga pika aja jooksul, siis jälle ka seal meil tekivad oma sellised võib-olla mingid küsimused ja valdkonnad, millele me rohkem või vähem keskendume. Et siis vahest on kasulik võtta mingi selline struktureeritud intervjuu hoopis ette ja hinnata selle järgi. Et võib-olla jälle tasakaalustada või märgata, et okei, et ma oma tavaprotsessis võib-olla sellele aspektile ei pööra sageli nii palju tähelepanu. Ja lihtsalt oma selliseid kaldeid tuvastada selle kaudu. Noh, et näiteks kui ma depressiooni tavaliselt hindan kliinilise intervjuu ja võib-olla mingi enesekohase küsimustiku abil, et siis vahelduseks kasutada selle jaoks hoopis mõnda struktureeritud intervjuud. Ehk siis siin teile veel korraks silme ette kõik need erinevad strateegiad, mida on võimalik kasutada. Me ei pea jumalast kõiki neid tegema kogu aeg ja korraga, et see mõte on lihtsalt pakkuda välja mõningad variandid ja igaüks saab valida siit endale võib-olla ühe või kasutada ühel hetkel ühte, teisel hetkel teist ja jaotada neid natuke nii-öelda aja ja oma praktika peale ära. Aga et kindlasti on hea mõte mõnda neist aeg-ajalt kasutada ja oma tööd sellise kriitilise pilguga vaadata. Sest kes meist ei tahaks, eks saada ajas paremaks ja ise ka võib-olla, eks ole, kogeda seda arengut ja meisterlikkuse tunnet, mis sellega kaasneb. Rääkimata sellest, et see on miski, mis võimaldab meil ka siis aidata neid inimesi, kellega me töötame paremal võimalikul moel. Nii et head oma töö analüüsimist ja häid mõtteid ja tähelepanekuid, mida te selle käigus koguda saate. Ja nagu ikka, jõudu tööle ja järgmiste koosmõtlemisteni.